Siin platsil harjutab Eesti meister FC Levadia. Aga siin Maarjamäel elab ka üks teine legendaarne jalgpallur ja temast nüüd räägime pikemalt. Minu nimi on Tiit Tuuleperse, te kõik tunnete mind ja ma annan sõna Etterile. Mis sa Etter tahtsid rääkida? Tähendab, ma tahtsin küsida, et te olite nagu tõusev täht Eesti jalgpallis ja üleüldse üle maailma, et oli nagu lootust, et isegi Eesti kuule et oli nagu palju juttu, et Eesti pääseks ka MM-i teie nagu õlgadel. On see nii? On küll. Ja siis nagu jutuks oli, et oli niimoodi, et oli kunagi üks fänn, kes pakkus teile sigaretti ja võib-olla saaksite ise rääkida, mis siis juhtus teie karjääriga üldse. Siis mul hakkas hästi minema pärast seda, kui ma esimese suitsu tegin. Kui te enam nagu ei mängi ja olgugi, et siin Levadia on super klubi siin kohe lähedal ja Eesti koondisel ei ole nagu hästi läinud, aga ja miks te siis enam ei mängi? Sigaret on ikka tähtsam teile, jah? Jah. Ja hästi aga siis mis jalgpallikarjäärist? No jalgpalliga enam ei ole suurt midagi siin rääkida. Ja muide olen mõelnud, et lähen spordikooli jälle õppima jalgpalli jälle, et äkki tuleb meelde. Aga mida sa spordikoolis, kui te niivõrd palju suitsu tõmbate, siis ega ta enam palju mängida ei saa. Paljud sportlased suitsetavad ja teil seal, samas ka seal David Beckham on mitu korda suitsetanud muide. Me oleme koos isegi suitsetanud. Aga ikka tubakat, mitte seda mingit kanepit või mingit värki. Jaa, loomulikult. Narkootikume ma ei tea. Ma elan ju Eestis. Siin ei ole neid probleeme. No selge see. Teeme siis väikse suitsupausi vahepeal. No kena siis, jah. Aitäh! Pane veel. Ma olen sportlane. Mulle meeldib sport. Suht okei. Sport, see on minu elu. No äkki näitaksite oma maja meile või? Jah, võib-olla küll, aga enne ma tahaks suitsu. No nagu ikka, eks ole. Mis nagu ikka? On lõpuks ometi veel. Kallis suits. Tiit, palun autogrammi! Mul ei ole aega praegu teiega rääkida, ma teen suitsu. Mind meeldis ja toodi, kui sa ei suitseta.
saate laste käest niisugust kommentaari palju või? ei saa. Esimest korda elus. Muidu saan lastega väga hästi läbi. Pakun neile ka suitsu. No aga see ei ole nii eluohtlik neile. Mulle küll ei ole, neile küll. Aga see teid ei häiri. Ei. Mind ei häiri enam midagi. Tiitu mäletate, kui ta ikka platsil oli? Jaa, Tiitu tean. Tiit oli suur Tiit. See oli Eesti tulevik. See oli Eesti Nokia. Aitäh, Enno! Võta heaks. No, Võta, paneme selle ära, me pidime praegu. Nii, kuule Ja- me teeme Eesti maha päris. olete kurvad, et ta enam ei mängi? No ei, ta hakkab mängima. Saab üle sellest. Arvate, ta on ju juba, ma ei tea, vähemalt 40. Seda arvate teie. Tegelikult on ta 23. Nii et Niisugune lootust on. on. Ja lootus sureb viimasena. Noh, Mina suren viimasena. Seda ütlete teie. Oi, vadiku. ma arvan, et oleme kõik ühel nõul, jah. Jah. Ja nagu Tiit ütles, hoidke käed Iraanist eemale. Aitäh teile! Võtke heaks. Ja siis edasi, et noh, soovite jälle mingit suitsu teha või? Kurat! Suitsuvakk on jälle otsas, raisk. Kas see midagi tervisele ei mõju? Ei kommenteeri. No selge. Nii, meil on nüüd niisugune üllatus teile, et meil on see teie Eesti koondise särk, mida te kandsite uhkelt, kui te olite noor ja tõusev täht, on meil siin nagu siin olemas täielikult ja äkki meenutate oma noorust sellega, et paneksite selle särgi oma korraks selga. Soovite? Loomulikult. No, proovime. Hoia suitsu. Selge. Ilmselt Ja nii ma kandsingi seda särki. Anna suits tagasi. äkki suudate näidata mingid vanad niisugused väiksed liigutused, mõned nipid, mida te mängisite? Saate midagi? Saan... Kes see... Katt! Keegi kolistas taustal. No saate midagi näidata? Saan ikka näidata, jah? No ma taganen ja siis teete, jah. Mingi eest, jah. Mul särk segab praegu. Kui ma tohin. Hea küll, praegu jäi niimoodi. No ma tänan Tiitu, et ta nii julgelt tuli välja ja ma tean, et kõik Eesti jalgpallifännid ootavad, et võib-olla kunagi tulevikus ta võtab ennast kokku ja tuleb jälle taas platsile mängima.